Aitäh sõna eest, proua president. Austatud presidendid, lugupeetud internetikasutajad ja head täiskogu liikmed. Olles sügavalt mures, kas me soovime saavutada TikTok-tuuri, palun teil kuulata mind tähelepanelikult. Privaatsuse rikkumine on muutunud trendiks, tehnoloogiahiidude lemmiktrendiks, alates 20-lehelistest kasutajatingimustest, lõpetades teie asukoha saatmisest Hiina Rahvavabariiki. See on frustreeriv, kui Apple paneb teie seadmesse patarei, mis lõpetab korraliku töötamise, kui nende uus mudel välja tuleb. Või absurdne, et Zuckerberg teab, mida teie Messengeris oma sõpradele kirjutate. Aga sellises maailmas me elame. Probleem on selles, et praegu on vastutus lükatud kasutaja õlule. Tarbijakaitse ütleb, et kasutajatel tuleb andmete võtmiseks luba küsida ja sellest tulenevadki need 20-lehelised kasutajatingimused. Neid ei loeta või on need liiga keerukad. Kui eksisteeriks rakendus, mis on sama hea kui Facebook, seal on kõik teie sõbrad ja see ei varasta ega jäädvusta teie personaalseid andmeid, te valiksite selle. Lahendus on panna vastutus tehnoloogiahiidude õlule ja suurendada väikekonkurentide konkurentsivõimet. Esiteks vastutusest. Me täiendame Euroopa Liidus tegutsevate tehnoloogiaettevõtetele kehtestatud privaatsusreegleid, et vastutus ei oleks ainult tarbijalul. Me nõuame sotsiaalmeedia algoritmide läbipaistvust ning takistame isiklike andmete hoiustamist pahatahtlikus riigis, eelistades andmete hoiustamist Euroopa Liidus. Nüüd konkurentsivõime suurendamisest. Me pakume rahalist toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Teeme rangemaks monopolivastaseid seaduseid, et konkurentsi ei saaks lihtsalt ära osta. Ja viimaks, maksude esitamine kohalikule omavalitsusele garanteerib, et maksud saavad makstud. Probleem on reaalne, tegutsemine on vajalik. Toetage meie resolutsiooni oma häälega. Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Resolutsioonile ei laekunud muudatusettepanekut, seega liigume edasi avatud küsimuste vooru juurde. Kes üldkogust soovib esitada komisjonile küsimusi? Saadik 71 Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Austatud komisjon. Tööklauslis 7 soovite, et vahel esineks ka indiviidile vähem eelistatud sisu. Miks see hea on? Aitäh. Leedu. Tänan sõna eest, proua president. Miks see on hea, kui demonstreeritakse sisu, mis inimesele ei meeldi? Praegusel hetkel oleme jõudnud punkti, kus me näeme ainult väga kitsast nurka, kas või internetist. Kui ma olen TikTokis, ma näen väga kitsast sisu, mis siinkohal võib olla, et mina näen ainult feministlikku sisu, keegi teine, kes on fašist, näeb ainult fašistlikku sisu ja praktiliselt täielikult selle põhimõttel. Kui me nüüd näeme teiselt poolt seda sisu, siis see aitab lihtsalt avardada meie maailma pilti ja aitab luua olukorra, kus me ei ole nii kinni selles väga kitsas trendis. Tänan. Saadik 21 Kreeka, palun. Aitäh, proua president. Samuti klauslis number 7 toob üleüldse välja, et me peaksime algoritmide kogust piirama. Aga ma ei saa päris täpselt aru, mille pärast on minule halb see, et mõned minu personaalset informatsiooni jõuab mingite tehnoloogiahiidudeni. Et miks see mulle halb on? Leedu. Esiteks täpsustus, me ei piira algoritmide kasutust, vaid me piirame nende mõju. Lugeda korralikult läbi, palun. Ja teiseks, miks see on halb? Sellepärast, et taaskord, nagu enne mainisime, see on tegelikult täpselt sama, mis vastus eelmisele küsimusele. See loob olukorra, kus inimesed näevad ainult väga algoritmid ja söödavad meile ette täpselt seda, mida me tahame, mis on meie huvide põhjal. Ja see seab meid olukorda, kus me näeme väga kitsast maailma pilti ja võib-olla siis ei ole nii aktsepteerivad ühiskonnas ja ei saa ühiskonna reaalsusega hakkama. Tänan. Saadik 62 Rootsi. Aitäh, proua president.
Miks arvab komisjon, et klausel 13 ei heiduta suurettevõtteid Euroopas äri tegemast? Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Tarbekaitsekomisjon arvab, et see ei heidutaks suurettevõtteid, sellepärast et seda meedet kasutatakse ainult siis, kui ühel firmal on hästi suur turuosamäär. Ja meie arvame, et see just meeldiks nendele ettevõtetele, sellepärast et see tähendaks ausat konkurentsi teistele. Aitäh. Saadik 5, Hispaania. Aitäh, proua president, et punkt number 1, esimene alapunkt, kuidas takistate väikefirmade äraostmist? Aitäh. Holland. Aitäh, proua president, küsimuse eest. Nagu on toodud ka välja punktis 15, on meil täpsemad meetmed välja töötatud. Samamoodi me plaanime luua siis juurde kontrollorgani, mis vaatakski täpsemalt üle kõik ostud, mida tehakse. Ma võin ka näitena tuua näiteks, et Apple ostab iga uue firma ära 3 kuni 4 nädala tagant. Ehk siis ta pidevalt ostab neid uusi väiksemaid firmasid, et elimineerida oma konkurentsi. Samamoodi me saamegi kas takistada neid väikefirmad osta või saada siis teatavad piirangud peale, kuidas tuleb toimida peale väikefirmade äraostmist. Aitäh. 72, Saksamaa, palun. Aitäh, austatud proua asepresident. Minu küsimus puudutab punkti 11, et kuidas konkreetselt Hiina kuritarvitab nende isikuandmetega? Aitäh. Poola. Kuritarvitamise all, kui me Palun adresseerida president. Aitäh sõna eest, proua president. Kuritarvitamise all, kui me mõtlesime seda lahendust välja, meil tuli pähe see, et kui Hiina teab, mida kõik näiteks lääne tarbijad eelistavad nende mingi TikToki laikide põhjal, siis see on väga nõme, sest et nüüd saab Hiina domineerida lääne turgu. Selles mõttes, et kui ta teab täpselt, mida pakkuda, mida on vaja juurde toota ja mida rohkem reklaamida, siis see on nõme lääne firmade suhtes. Aitäh. 52, Portugal. Aitäh, proua president. Minu küsimus on teie esimese punkti esimese alalõigu kohta, kus te soovite takistada väikefirmade äraostmist konkurentsist tulevatel põhjustel. Aga ma esitaks küsimuse, et kui nad on nii väiksed firmad, siis kuidas nad suudavad üldse sellisele Hiiul nagu Apple'ile konkurentsi tekitada ja miks te siis soovite sellega piirata väikese firma äritegevust ja panna talle kindlad barjäärid peale? Aitäh. Poola. Aitäh sõna eest, proua president. Nagu on selles samas kloosis number 1 kirjas, ka punkti 1 ja 2 ja 3 all, on meil lisameetmed, mis lasevad, kui firma töötab nendega kooskõlas, siis see laseb neil olla suurem konkurent. Näiteks, kui me pakume neile rohkem rahastust mingite firmade, näiteks EAS kaudu, siis neil on üks turule tuleku barjääridest ongi see, et neil ei ole piisavalt raha, et arendada oma tooteid ja konkureerida. Nüüd see võtab selle barjääri ära. Punkt 3 jälle, me räägime, et me suurendame nende tarbijaid, mis on ka väga oluline, sest et meil nendel firmadel on vaja tarbijaid. Kui näiteks sinu sõbrad ei ole mingis äpis, siis sa ei taha seda kasutada, sa saaks täiesti üksi. Nüüd, kui me suurendame nende tarbijaskonda, siis see võimaldab neil endal konkureerida ja neil ei olegi otseselt vaja nende äravõtmist, et nende enda tulu saab kasvada läbi nende teiste meetmete. Aitäh. Saadik 83, Slovakkia. Aitäh, proua president, sõna eest. Küsimus tööklausli 9 kohta. Loodate, et süsteemne muutus tuleneb siis teadlikkuse suurendamisest. Ent juba praeguses olukorras ju enamik inimesi tegelikult teab, et see mingil määral keegi kuskil saab nende andmeid kasutada enda voli järgi. Mis päriselt muutuks ja kas tõesti siis nüüd see teadlikkus hakkab võitma üle selle mugavuse ja meeldivuse, mida need sotsiaalmeediaplatvormid suudavad pakkuda? Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata?
Palun saadikul oma küsimust korrata. Holland. Mainis ka sotsiaalkomisjon, siis inimeste teavitamine ei olegi alati kerge, aga üks osa süsteemsest muutust, mida me näeksime, on näiteks, toome siis reaalse näite, iga kord, kui te hakkate kasutama näiteks YouTube'i, siis tuleb ette see koht, kus on mingi accept all cookies, on ju, et nõustu kõigi küpsistega. Aga tegelikult sul on valik, et sa nõustud ainult teatutega, mis on nagu ette seatud nende mingi tootjate poolt, kuigi see tegelikult ei pea kõigiga nõustuma. See näitab, et inimesed lihtsalt valivad selle ühe klõpsu, mis annab nii palju rohkem nende andmetest ära, nende personaalsetest andmetest, kuigi paari klõpsuga nad suudaksid kaitsta oma privaatsust palju rohkem. See tegelikult näitabki, et asi ei ole alati mugavuses, vaid ka tahtmises. Ja me suudame luua samamoodi, nagu on meie resolutsioonis välja nagu töötatud, et me suudame seda neid privaatsussätteid ka juurde jõuda. Ja kui inimesed on päriselt teadlikud sellest, miks on halb, et need personaalsed andmed pidevalt lähevad nende suurfirmade kätte, siis nad oskavad ka paremini käituda nendes olukordades. Aitäh! Saadik 2, Hispaania. Aitäh, proua president! Et paljud väikefirmad luuaksegi just eesmärgiga võimalikult kiiresti need uuesti maha müüa. Et kas te ei arva, et nende äraostmise takistamine ei vähenda tõenäosust, et sellised firmad üldse turule lähevad? Aitäh! Kes soovib komisjonist vastata? Hispaania. Aitäh sõnast, proua president. Meie vastus sellele on see, et kui nad tahavad maha müüa suurele ettevõttele enda toodet, siis see igastahes meie vastus sellele on see, et me tahame piirata suurettevõtete suurust, nii et Euroopa Liit ise panustab nendesse innovatsioonidesse ja siis nemad saavad hoopis Euroopa Liidult toetust ja nad ei pea selle raha saamiseks müüma enda ettevõtte maha suurfirmale. Aitäh! Soome 95, palun. Aitäh, proua president. Minu küsimus on esimese klausli 3. alapunkti kohta. Milline näeb välja riigiasutustes soovitamine ja kas selleks on kindlad kriteeriumid või pakutakse algse kasutajaskonna võimalust kõigile? Leedu. Tänan sõna eest, proua president. Kindlasti on kindlad kriteeriumid, aga nagu me enda teises tööklauslis mainime, siis me paneme uued privaatsusreeglistikud ja turvalisusega seosed reeglistikud paika, mis tähendab, et tegelikult see punkt on juba täidetud. Loomulikult me ei saa kõiki asju hakata igale poole ette lükkama, et me ei saa selliseid Instagrami tüüpi äppe panna riigiasutustesse, aga kommunikatsiooniga seotud aplikatsiooni rakendused on kindlasti väga hea viis, kuidas tuua uus toode turule niimoodi, et see oleks võimalikult valutu ja vähendada siis seda barjääri. Tänan. Soome 92, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud asepresident. Et 13. punktis te mainite, et võib siis kasutada ka suurettevõtete siis sunniviisilist lahutamist meetodina. Aga meil kõige suuremad tehnoloogiahiiud baseeruvad Ameerika Ühendriikides ja sama TikTok Hiinas. Et kuidas te neid planeerite siis sunniviisilist lahutama hakata? Et kas teie punkt mitte ei ole praegu Euroopa ses mõttes väiksemate ettevõtete vastu? Aitäh! Holland. Aitäh sõna eest, proua asepresident, aitäh küsimuse eest. Selle punkti, nagu on käinud ka näiteks Euroopa Liidu diplomaatlik Elizabeth Warren välja, ongi piirata tehnoloogiahiidude seda suurt mõju ja seda monopoli, mis neil praegu on.
näiteks see lahutamine võib toimida nii, et kui meil on Google ja siis Alphabet, mis on selle emafirma, millel on kõik Google'i teenused, alustades näiteks nagu mingi Google Mapsist, lõpetades Google Classroomiga ja see kõik seal vahepeal, siis need on ühe nagu selle emafirma all. Nüüd samas, kui me hakkaks lahutama, me saamegi näiteks teha, et Euroopas peab tegutsema Google Maps, mis on täiesti eraldi ettevõte ja samamoodi me saame ette seada seinu, mis on meil siin ära defineeritud resolutsioonis, et piirata nende omavahelist nagu siis ja nagu eriti personaalandmete müümist ja vahetamist nende erinevate ettevõtete vahel. Aitäh! Saadik 24 Kreeka. Aitäh sõna eest, proua president, et siis 9. punkti kohta küsimus, et kuidas te kavatsete seda teadlikkust suurendada, kui te ise mainisite, et inimesed tavaliselt ei loe nii-öelda neid tekste, siis mida neile infoks antakse, et kuidas see teadlikkuse suurendamine siis käima peaks? Aitäh. Leedu. Pakuksin esiteks välja vana hea propaganda. Kui me näeme tänaval bussipeatuses silti vaata privaatsust, siis see on nii tüütu, et võib-olla üks hetk sa vaatad. Kui sa saad enda telefonimängu mängides piisavalt palju kordi ette seda riigivideot, et kas või, et näiteks mina sain Tule kaitseväkke videoid nii palju ette, et lõpuks ma vaatasin selle 2-minutilise video kõik jutti läbi. Et kui sa seda piisavalt palju näed, siis midagi sellest kas või mõjutab sind. Teine asi, konverentsid, paremate, targemate inimeste nõuandeid selles osas, et kas või koolialaseid väikeseid loenguid pidada, kõik need on ju võimalused olemas. Tänan. Saadik 51 Portugal, palun. Küsiksin ikka üle siis, et kuidas te plaanite lahutada ettevõtteid, mis ei baseeru Euroopas? Google ikkagi ei tegutse siin, lõppkokkuvõttes nad on baseerutud Ameerikas ning kui te ütlesite, et te saate sundida neid siin Euroopas tegutsema eraldi, kuid kui need firmad ei ole nõus seda tegema, siis kas olete valmis tegutsema sellise olukorraga, kus meil ei ole enam Google'it Euroopas, meil ei ole enam TikTok'i, meil ei ole enam Instagrami, meil ei ole enam ka Facebook'i? Poola. Aitäh sõna eest, proua president. Me mainisime ka tehnoloogiahiidude vastutuse võtmise punktis seda, et neid otsuseid, kuna need firmad on nii suured, saavad teha riigiliidude ülemkohtud, mis tähendab seda, et neil on piisavalt võimu ja nad on võtnud mitu riiki kokku ja otsustanud, et see firma on piisavalt ohtlik, mida see vahepeal ka on. Ja näiteks selle TikToki näitega, mis te tõite, siis me ise oleme enda resolutsioonis soovitanudki, et võtta välja Euroopa Liidust nagu TikTok ja sellised Hiina ettevõtted, mis koguvad andmeid pahatahtlikult. Aitäh. Saadik 71 Saksamaa. Aitäh, proua president. Austatud komisjon, toetudes tööklausel number 8, kus jookseb see piir, kus reklaam muutub liigselt privaatsust rikkuvaks? Aitäh. Portugal. Aitäh sõna eest, proua president. Me leiame, et reklaam rikub liigselt privaatsust, kui see on üle platvormiline, eriti kui neil ei ole sama emafirma. Seega, kui ma olen otsinud midagi Facebookist ning hiljem leian ma neid reklaame YouTube'ist, on see liigne privaatsuse rikkumine. Aitäh. Ja võtame üldkogust viimase küsimuse. Saksamaa 72. Aitäh, austatud proua asepresident. Minu küsimus puudutab seda, et siin on väga palju igasuguseid asju pakutud, aga kuidas te kavatsete rahaliselt ära rahastada Euroopa firmasid nii, et nad oleksid konkurentsivõimelised Hiina firmade ja ka Ameerika, kui arvestades sellega, et Ameerika on Hiinale võlgu 1138 biljoni. Kuidas? Aitäh. Holland. Aitäh, proua asepresident, sõna eest. Nagu me tõime ka välja, siis me hakkame kohustama nüüd firmasid makse maksma seal, kus nad päriselt tegutsevad. Ehk siis näiteks, kui sul Facebooki mingi kontor on, võtame näiteks mingi Bahama saartel, kus on väga madalad maksud, aga ikkagi see reklaamtulu toimub Eestis, siis nüüd me hakkame kohustama neid firmasid päriselt hakkama makse maksma ka sellele kohalikule riigile. Samamoodi nüüd meil tuleb palju suurem maksutulu
näiteks ma võin näite tuua, see ei ole küll Euroopast, aga näiteks Global South kaotas mingi 800 miljonit maksutulu lihtsalt selle skeemi tõttu. Samamoodi nagu Euroopas see on aktuaalne probleem. Nüüd, kus me saame hakata seda maksutulu kasutama ära, et seda ettevõtlust arendada, suureneb meil konkurents ja samamoodi meil on see maksutulu kaetud. Aitäh. Kas keegi üldkogus soovib esitada resolutsioonile vastukõne? Üldkogust vastukõnet ei ole, sellisel juhul liigume edasi. Kes komisjonis soovib esitada lõpukõne? Holland. Lugupeetud proua asepresident, lugupeetud internetikasutajad. Amazon ostis ära firma MGM, mis tegeles filmide tootmisega, kaasa arvatud James Bondiga. Isegi 007 vaatama minnes ma ei saa pääseda tehnoloogia hiidude mõjust, sest need on igal pool. Kui ma tahan toitu tellida, Whole Foods, kui ma tahan filmi vaatama minna, MGM, tahan midagi tellida internetist, Amazon. Ma lihtsalt ei pääse nende tehnoloogia hiidude mõjust mitte kuskil. Privaatsus on inimese põhiõigus, aga me kuidagi ei pääse nende tehnoloogiafirmade küünist. Kohati tekib mulje, et Euroopa Parlament ei tegele meie põhiõiguste kaitsmisega, kui meil on sellised ranged rikkumised, nagu on näiteks toodud selle TikToki ja andmete saatmisega Hiinasse. Samamoodi Hollandi maksuamet trahvis 750 000 euro mõjutuses Facebooki inimeste privaatsuse rikkumise eest ja see ikka veel jätkub. See on suur probleem ja inimese põhiõigusi kaitsta on Euroopa Liidu üks põhikohustustest. Võtame Google Chrome'i näiteks. Aastal 2019 kasutas Google'i internetiotsingumootorit 92% inimestest. Julgen arvata, et kaasa arvatud ka peaaegu kõik teist. Teine populaarses kõige suurem otsingumootor oli Bing ja mille turuhõive oli, ülla, 2,5% võrreldes 9,8%. Kallid saadikud, kas teie olete kunagi kuulnud kedagi ütlemas, et Bingi seda? No ega ikka ei ole küll. Pidevalt on Google seda ja me näeme, et need monopolimõjud on nii suureks läinud ja põhimõtteliselt keegi ei kasutagi neid teisi asju. Selle asemel, et olla Microsoft tehnoloogiaettevõtete vastu, me peaksime võtma makrohardi hoiaku ja näitama, et Euroopa Liit kaitseb inimeste põhiõigusi ja ei lase neil lihtsalt niisama luhta minna. Kuidas mina tunneksin ennast, kui minul käiks pidevalt järgi mingi inimene, kes kogu aeg vaatab, kas ma käisin poes nüüd lampe vaatamas, mida ma otsisin Google'ist. Ma arvan, et see oleks kõigi teie jaoks väga imelik, kui keegi teid iga päev, iga teie sammu jälgiks ja tunduks nagu räige privaatsuse rikkumine. See, et seda füüsilist inimest ei ole seal tegemas, see ei tähenda, et seda teiega, kõigi teiega iga päev ei juhtu. See on suur ja aktuaalne probleem, millega peab Euroopa Parlament tegelema. Mis on meie lahendused? Esiteks, me eemaldame turule sisenemise barjäärid, et rohkem väikefirmade konkurentsi suurendada. Samamoodi me täiendame privaatsusreegleid, et firmad päriselt ka peaks nendest kinni ja inimesed oleksid rohkem kaitstud. Jällegi, keelame üle platvormilise reklaami, et kui mina lähen ja otsin Google'ist näiteks laualampi, siis võib-olla ma ei taha, et Facebook hakkaks mulle nüüd iga 10 sääd soovitama laualampe. Mul on jällegi tunne, et mind pidevalt jälgitakse. Ja see, et füüsiline inimene seda ei tee, ei tähenda, et see ei oleks jällegi probleem. Samamoodi me suurendame teadlikkust, et inimesed oleksid teadlikumad. Vaatame üle kõik uued ostud ja siis rakendame karmi meetmeid, mis võivad olla ka suurenenud trahvid ja vajadusel isegi firmade lahutamine, et Euroopa Liit saaks ohjeldatud need suurfirmad. Inimesed, tehke õige valik, kaitske oma privaatsust ja kaitskem tarbijaid, kellest teie kõik olete samamoodi siin. Aitäh! Palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Algab hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Hääletus on alanud.
43 poolthääle, 1 vastuhääle ja 13 erapooletuga on resolutsioon esimeste heakskiiduga vastu võetud. Plaksutamine on päevakorras.